oota, see on päike, jah. No. Anna siia. Ma olen siin täiega mõtisklenud peale seda nüüd eelmise nädalavahetuse nagu möllu tegelikult. Kui väsitav päriselt see on. Tegin küll mingi mega toredad asju ja käisin kohtades ja eelmises vlogis oli muidugi ka näha, et ma ei jõudnud midagi kajastada päriselt nii. Mu aju oli lihtsalt nagu, ma olin väga kohal igal pool, mis on nagu üli hea. Aga mul ruumiga ei jaksa mitte millekski muuks seal juures. Ja mul on kahju, et ma ei jõua neid asju alati niimoodi jäädvustada, nagu ma tahaksin päriselt. Ja ka nagu enda jaoks on ja, et lõppkokkuvõttes see, mis ma näitan, on mu enda elu. Ja kui sul on kehv mälu, siis igasugune selline jäädvustus tegelikult on ülimalt hea. Aga see raske aktsepteerimiskoht sellel, et see on ka töö. See on päriselt töö, mis ma teen niimoodi ka need kohtumised, need õhtusöögid, need päevased lõunad ja arutelud ja värgid. See on kõik töö. See, et ma lähen kontorisse ja lisaks sellele nendele asjadele, mis ma oma to-do listis teen, olen ka kohal seal, suhtlen inimestega, oleneb kuna ma kui palju jõuan seda teha, et mul on ikka veel raske pärast sellist, jah, varsti saab selline nagu 2 aastat, 3 aastat saad täis sellest hetkest, kui ma töölt ära tulin. Täitsa lõpp. 3 aastat. 2022 suvel tulin ma palgatöölt ära läbipõlemise tõttu ja see viimased siis peaaegu 3 aastat kohe on siis läinud tegelikult sellele, et mitte enam sinna sattuda ja 3 aastat hiljem ikka mul on ikka asju, mis on keerulised, mis ei tule loomulikult ja mõlemas äärmuses täiesti. Et kohati ma hoian ennast mingite asjade tõttu väga tagasi. Ma lähen väljas, kus koerad kaklevad samal ajal. Lihtsalt täiesti normaalne. No jah, see on nende probleem. Nad mängivad, kaklevad. Aga et mul on mõlemast äärmusest tõesti päriselt asju, millega ma tegelen ja ma hoian ennast, või ma olen nagu alateadlikult hoidnud ennast mingites asjades ikka veel tagasi, et ma silti ei pinguta mingites kohtades nii palju, kui ma võiks ja mitte nagu, et peaks pingutama, vaid päriselt, kui nagu mul on aega, mul on jaksu, mul on soovi, mul on kõike ja ma mingites kohtades hoian ennast nagu tagasi või olen siiani hoidnud ennast tagasi tegelikult sellisest alateadvuses olevast hirmust, et äkki ma kaotan kontrolli, äkki ma ei pane tähele enam, et kui ma nüüd lasen ennast siin nagu kaasa minna selle kõigega, need jälle kaklevad. Kui ma lasen ennast kaasa minna sellega, et äkki ma ei pane ühel hetkel tähele ja ma ei oska pidurit panna ja ma lõpetan nagu samas kohas. Ja see on tegelikult tõsine hirm, millega siin issand jumal. Poisid! Millega ma jah, viimastel kuudel, millega ma olen tegelikult tõsisemalt nagu tegelenud, kui ma seda aru sain. Ja tegelikult ma juba eelmine aasta mõistsin seda, aga et see on jälle üles tulnud nüüd täiega ja suuremalt veel. Eriti kuna ambitsioon on suurem, ikkagi soovid kasvavad elus ja sellega koos nagu asjad lihtsalt nagu soovimisest ka ei juhtu päris, on ju, et selleks, et veits luulu olla,
tuleb ka ise panna sinna nagu taha asju, anda võimalust asjadel juhtuda, on ju. Et selleks on vaja teha ja mul on raske leida seda tasakaalu, et kus ma teen päriselt nii piisavalt palju, et ma ise olen rahul, et ma olen oma aja ja energia mõistlikult ära kasutanud sinna sisse, kus asjad liiguvad nii, nagu ma tahan oma eesmärkide suunas, aga samas ma ei teekski endale päriselt ka liiga, sest nagu lõppkokkuvõttes nagu need asjad ei ole ka nagu nii tähtsam nagu maailmas. Ehk see, kas ma suures pildis enda mingid üldise ettevõtluse eesmärke täidan või mitte, nagu ei ole nii tähtis, kui on minu tervis ja heaolu, on ju. Miks te kaklesite? Härra, miks te kaklesite? Härra, ma räägin teiega. Härra, ma räägin teiega. Miks te kaklesite? Seleta mulle. Ma nägin teid kaklemas. Miks te kaklesite? Okei. Thanks. Ahah. Põnev. See, et nad saaksid ise jagada mingisuguseid saavutusi, mõtteid, asju, see oleks nagu minu jaoks tähtis. Et oleks nagu selle jaoks ruumi, nad saaks omavahel nagu suhelda, on ju, kaasa elada. Ma olen mega rahul praegu enda trennidega, milleks, et nüüd, kui see Pilatese stuudio avati Võrus ka, siis esiteks on trenn, mis mulle sobib täiega hästi. Teiseks see on aegadel, mis mulle sobivad päriselt, eks ma saan olla paindlik nendega. Ja see, et ma pean nagu aja ette bookima, teiste inimesed seal, see aitab selle vastutustundega ja nagu töötab mulle nagu terve komplektina mega hästi, pluss need tantsutrennid, kus ma käin, need on ka kord nädalas, aga see on nagu hea vaheldus. Nii et ma nagu tahaks hoida, niikaua kuni nüüd suvevaheaja nii-öelda tantsutrenne kah on, et 3 korda nädalas käes trennis ilusti ja siis suvel vaadata, et Pilatest hoida ja äkki siis tõsta tõesti ka Pilatest nagu 3 korra peale kuniks sügiseni. Aga nagu mu füüsiline tervis ei ole olnud metsikus fookuses, siis kõik muu on võtnud nagu mu vaimne tervis ja heaolu on olnud täiega prioriteediks viimased aastad. Ja ma tahan rohkem selle tähelepanu pöörata, võtta aega selle jaoks, teadlikumalt tegeleda sellega. Ja ma olen väga-väga rahul praegu, kuidas need trennid ja kombod on nagu välja kukkunud ja kui lihtne see on mul olnud kuidagi enda plaani kaasata ja ära mahutada, kuna seal on paindlikkus mul nüüd nii palju, siis ja ma lähen elevusega, ma lähen nagu mõlemast trenni väga suure elevusega tegelikult ja ootan neid ja naudin neid nagu 100-ga, nii et ma olen nii happy, ma olen väga-väga-väga happy selle setupiga hetkel. Soovin tuleb, joos. No mis? Kena. Jah. Ma täna olnud mingi mega on olnud mul täiega. Ma olen sundinud, täna ma olen päriselt sundinud ennast tööd tegema, asju ära tegema lihtsalt. Diivanis nurgast teki all, sari käib taga taustaks reaalselt ja siis võtnud ühe asja kaupa ja öelnud endale, et tee ainult see ära. Mega prokrastineerimise vaib on hetkel peal ja see tuleb alati siis, kui on päriselt asju vaja teha, kui on pingeline ja kui on nagu raske veidikene ja nagu siis
siis see kikib mul täiega sisse, aga ma olen õppinud vähemalt enam-vähem sellega toime tulema. Jah, eks ma saan aru, kuna see tekib, miks see tekib ja ma ka tean, kuidas selles hetkes ennast piisavalt ära lollitada, enda aju, keha ära lollitada, et ikkagi asjad saaksid tehtud ja seda ma praegu harrastan nii ma teen gamification'it endale päris palju, ehk siis täpselt nii, et ütlen endale, et tee see ära asja, saab mingisuguse toreda asja või lasengi endal mingisuguseid mõttetuid insta scrollimise asju vahele teha, kuniks mul reaalselt igav hakkab seal ja siis ma nagu, oh my god, mul ei ole paremat teha, on ja kui tööd. Ja samamoodi võtan vahele mingisuguseid ülesandeid, mis on nagu lihtsamad ka, ehk siis premeerin ennast lihtsate asjadega. Et kõike, et enda aju sisuliselt ära lollitada või ma kaasan siis teisi inimesi ses mõttes, et võtangi, et okei, ma kirjutan siis kellelegi teisele, teen selle esimese lükki ära, siis ma saan sealt nagu hoo sisse, et keegi teine on ka nagu kaasatud sellesse ja siis mul on nagu lihtsam tegeleda selle teemaga, mingisugust linnukesed kirja ära saada, ülesand ära teha, et mul on sellised mitmed viisid, kuidas ma siis petan iseennast tegelikult töötama, kui ma ei ole mega endukas selleks. Aga me oleme poistega siin on ses mõttes tore, et nad on piisavalt joinakad. Nad siin, kell on mingi 5 või? Ma ei tea, mis kell on. Nad tulid mulle diivani juurde mõlemad jonnima mu juurde, kutsusid mu õue, nüüd me mängisime veits ja nüüd me oleme kus teine on, kus Fredi on? Seal varjus on ta lihtsalt veidus. Ehk siis nüüd me oleme siin, me päevitame siin hetkel. See on selle aasta esimene päikesepäevitus. On nii Oleg, on tore Olegil ja Olegil on mänguasi kaisus. Oleg elab oma parimat elu. On nii? Ja Oleg jälgib, et jah, tšau, kui sa viskasid, Oleg jälgib, et ema teeks õue ja liigutamis ja päiksepajuse ikkagi oma jonnimisega, on nii? Ja, väga õige. Mu hommikune vaib liiga hea mitte jagada lihtsalt. Ma saaks hingata. Mul on nahka, pole mingit hullu siin. Ja kuna ma viimased nädala, ma ei tea, mis ma teinud olen. Reaalselt, mul on nagu kortsud, nagu tekivad siia, on ju, niipidi. Ja, värki. Normaalne. Aga 11 ja nagu ühele poole, see on lihtsalt mingi viimastene, ma ei tea, 6 aja või mingi selle teema, kus ma näen, et kus mul lihtsalt nagu, kui mul nägu on nagu lõdvestunud, siis mul on mingi vagu siia tekkinud. Ja ma ei saa aru, kuidas see nii äkki on tulnud, sest varem mul sellist asja niimoodi ei ole olnud. Nii et 30 paistab, see on normaalne, see on fine, aga see tuli nii äkki. Nii et ma ei ole kortsuplaastrit uurima, tegin viimati suvel, eelmine suvi minu arust. Aga it was time, sest see oli juba nagu mingi rets vaguni, meil on morning shade, mis ei olegi väga nagu nii intensiivne, kui mingid inimesed siin teevad. Oleks võinud selle märjaks teha, aga nagu who cares. Nii. Seda on praegu ka veel näha, sest üks öö ei tee midagi õnni veel. Aga nagu what the hell, lihtsalt tundub, et mitte ei ole enam üllatunud, vaid ma nagu, ma ei tohi teha nüüd. Emotsioone tuleb vanusega juurde ja need peegeldavad mu näos. Nii et me oleme tagasi kortsutuuril ja vaatame, kas me saame selle asja tõmmata normiks tagasi, mitte. Ja botox tuleb lähiaastatel võtta kindlasti plaani. See on
It's on the fucking list. Ma ei luba täna endal korterist lahkuda enne, kui ma olen oma podcasti ära salvestanud nagu whatever it takes. Peab olema täna tehtud. Nii, hetke setup filmimiseks on tool, kastid, ringlighti statiiv. On seda minna? Ei ole. Arvuti, mikrofoni ühendame kohe. Veel taas kohvi, sest I need it. Ja minu tänane setup tundub cutesy. Ja ju. Ei vä. Mulle meeldib. Nii et teeme seda ära. Teeme ära. Ops! Tubli poiss. Tänane esimene ülesanne on käia kogukonna maandumisleht üle, mida me siin lõpetame, veel Eike lõpetab seda. Mina pean vaatama oma poolt ära, kas kõik asjad on, seal on mingisugused mingid errorid on veel sees, mis vajab veel lõpetamist, pühapäevaks peab olema laivis, aga meil oli eelmine leht oli veits teistsugune, aga nüüd läheb paremaks, läheb funnimaks täiega. Nüüd see on nii cute osa siin. See looks so cute. Täiendusi vaja veel teha ja siis jäi. Seda tuleb täna üle vaadata. Ma pean siin ise mingeid asju lisama, Stripe'is üle tegema, et lisama siia mingit infot, tekste üle käima täiega, nii et see on tänane hommikul esimene asi, mis lahti läks. Nii, tahvel näeb hetkel välja selline. Iga kord on see erinev. Selles mul on enamjaolt launchide ajal, on see siin lihtsalt mul ladaki seinal on ja nina all, ei siis mingite muud aegad on see teist asjad, aga tähendab nii hea ja see I love it. Aga hetkel kirjutasin välja päriselt kliendi teekonna, ehk siis sellest hetkest, kuidas maandumislehele satub. Pool see teed, kuidas ta maandumislehele üldse satub, on hoopis teine teema. See on siinpool, aga kui klient satub kodulehe maandumislehele ja ma jagan teile, see on lihtsalt nagu mulle on väga põnev ja äkki kellegile teist ka, kuidas siis taustal asjad töötavad. Aga ta on siis kodulehel seal on ju, Pre-Rich klubi lehel. Kui ta soovib osta, ta on nagu yes, ma olen täiega on ju, siis ta liigub sealt edasi Stripe lingile. Ehk siis Stripe vahendab kogukonna makseid, liigub sinna. Seal kasutab sooduskoodi juhul, kui on sooduskood ja sooduskood on ainult 2 korral hetkel, ehk siis need, kes olid ootelistis päriselt ja neile kehtib siis kuni 6. aprillis kuni siis 7. hommikuni ainult sooduskood ja siis, kes tulevad 12. aprill kogukonna avatud uste päevale, neil on ka sooduskood. Kõik teised ei ole. Ehk siis pead olema emmas kummas, et sa saad ehk siis sooduskoodiga, siis ta maksab. Ta saab e-maili maksekinnituse ja juhised päriselt on ju ja saad edasi liiguta Maiti maandumislehele, et kogukonna platvormiga liituda ja kui ta liitunud ära on, läbib ta siis sissejuhatuse checklisti on ju. Ehk siis mis tähendabki, mulle tuleb siit koheselt checklist on ju, ehk siis meie maandumisleht peab olema ilusti valmis, paigas, kõik asjad töötama, sellega me hetkel ikkagi tegeleme. Siis sooduskoodid, Stripe'is peavad olema sooduskoodid valmis tehtud on ju, paigas, seadistatud ilusti ja inimestele siis, kes on ootelistis koos e-mailidega need ära lisama on ju. Siis e-maili kinnituse see kiri on mul mina olen siis Mailis
kiri on vaja nagu valmis kirjutada, see vajab üsna palju kohandamist. Ma tunnen, et siiani see ei ole olnud piisavalt põhjalik inimestele, ehk siis täpselt, kus kohas kogukonna asjad toimuvad, mis rütmiga mingid asjad on, veidikene maha rahustamist, et kõiges ei pea osalema, et see on fine. Kuidas lahkuda ka saab, see leht ilusti lahti kirjutada, kõik sellised asjad, ehk siis ma pean selle emaili üle käima ja valmis tegema ilusti. Zapier, ehk siis see email päriselt inimestele välja läheks, on vaja siduda siis Stripe ehk siis maksevahendus, siis Smiley ehk siis emailide platvormiga ja seda teeb Zapier. Mina olen suutnud seda pekki muku keerata. Esimene ma olen seal pekki suutnud iga kord keerata. Ehk siis ma pean laskma selle jälle kellelgi teisel teha, sest sellele on mingi kala sees ja seekord on veel raskem, sest mul jookseb ka teisi makseid nüüd läbi Stripe'i ehk siis vana trigger, mida kasutasime enne, see ei tööta enam. Või seda ei saa lihtsalt nii-öelda kasutades, see jookseb ka valedele kohtadele, valedele inimestele sisse. Aga ehk siis see on error, milleks vajab tegelemist ja kohe täna. Hea, ma selle välja kirjutasin. Siis Mati maandumisleht, see on eelmisest launchist uuendamata, ehk siis inimesed ei saa kohe automaatselt sisse, nad peavad nii-öelda oma liitumise ära saatma ja mina käsitsi kinnitan neid emaili põhjal, nad oleks ikkagi liikmed, on ju. Ehk siis selle lehe info, seda ei ole palju uuendada kuupäevad asjadega ja siis see checklist uuesti üle käib ja ma eelmine launch detsembris ei käinud seda ka üle, ehk siis ma nüüd lähen käin ja vaatan, mis seal toimub. Ja siis inimene on sisuliselt platvormil, tal on kõik info olemas, ta on lisatud kogukonna meililistidesse, asjadesse, kõigesse on ju, ja see on siis fine. Aga nüüd see osa on see juba, kui inimene on nagu olemas ja valmis ostma. Siin on terve hunnik asju, see on neli väikest asja, aga tegelikult see on suhteliselt mahukas, mul on sisuplaan tehtud juba, aga see, et inimene üldse jõuaks sinna kodulehele, inimene üldse oleks valmis maksma, see tähendab, et on launchi emailid, meil on launchi orgaaniline sisu, launchi reklaamid, ehk siis emailid jooksevad eraldi ootelistile, meil on päriselt ootelist olemas, neile jooksevad veidikene rohkem, veidikene teise tekstiga, minu üldmeililistile jooksevad üldsemad, veidikene vähem neid meile, veidikene teise fookusega jälle, eks need meile on mitmeid seal taga. Launchi orgaaniline sisu läheb siis Instagram, TikTokis mul on 2 märget siin TikToki videote osas ka, et millised videoid ma peaks valmis tegema, päriselt filmima rahulikult. Launchi reklaamid, metareklaamid, Facebooki, Instagrami jooksevad need ja siis on tegelikult ka 12.04 see kogukonna üritus, mis on vaja siis inimese regalad on sinna päris palju. Mis on vaja ka lõpuni nii-öelda planeerida ja paika panna, et suurem kava on olemas, aga mingisugust detailid, asjad, kingitused, värgid, seal on vaja nagu mingi slaidid, asjad, ma ei tea. Vaatab, see on vaja veel lõpuni panna, selleks on mul veits aega ikkagi. Ja siis siin on meie hetke skaala, mida me hakkame siis täitma. Me oleme umbes seal mingi 68, 9, 70 inimese juures, midagi sellist. Ehk siis, kui inimesed liituvad, siis me täidame seda vaikselt ja jälgime, kui palju liitujaid meil siis hetkel on ja mis see kogu arv nii-öelda on. Nii et pool sellest tahvlist on tühi, sellepärast, et siia tuleb palju asju juurde. Aga see on hetke gameplan, nii et täna 4. 6. läheb ootelistele uksed lahti, 2 päeva on siis aega veel esimestele nii-öelda paika saada, nagu see osa siin on päriselt vaja 2 päevaga paika saada ja see osa siin saab nädala jooksul siis edasi möllata täiega. Plaanik, millega sa tegeled? Ma olen täna jõudnud sinna, kus ma olen kordamööda prokrastineerinud ja siis asju ära teinud ja siis prokrastineerinud ja siis asju ära teinud. See on hetke rütm. Mul mega raske on elevusega teha millegi pärast. Pinge vist tõmbab seda elevust nagu maha. Ma üritan endast leida võimalust, et saada elevus selle launchi osas üles.
Mul on täiega elevust kogukonna osas, aga mul ei ole elevust launchi osas. Ja ma ei tea päris miks, nii et we are dealing with this, aga isegi kui elevust ei ole, siis asjad tuleb ikkagi ära teha. Nii et kui mul nagu viskab üle, siis ma lähengi, nagu ma ütlesin, ma teen midagi muud, lasen endale prokrastineerida veidikene ja siis tulen tagasi siia. Ja ma olen siis, mis ma olen päriselt ära teinud täna, ma näitasin enne, et ma tegin seda kliendi teekonda seal on ju, tegin checkliste, arutasime ikkagi, kes kodulehte teeb, siis mingid neid maandumislehe asju põrgatasime seal. Andsin talle sealt selle Zapieri ülesande edasi ka, ta tegi mulle sisuliselt ta ehitab koodiga seda maandumislehte ja siis meil läks mingi tund aega või midagi sellist, et ta andis mulle, näitas mulle, kuidas kõike mingeid asju teha. See oli lihtsalt WordPressi peal, see on nagu see HTML, vaid nagu actual programmi sees, nagu see oli läbi mingi 3 erineva asja käis see nagu ühendamine ja asja ja kinnitamine ja kõike, et sellele koodile üldse ligigi saada. Nii et just selleks, et ma saaksin ise minna mingit tekst teha, mul ei ole see vaja selle lehel. Aga, et kohandada neid tekste, asju, mul on jooksvalt iga päev vaja nagu nii uuendada liikmete arvu, seal on sisuliselt ja sellised tekstid numbrid, mida mul oleks vaja värskendada jooksvalt, et ma ei peaks talle delegeerima, see läheks liiga tüütuks. Nii et siis me võtsime selle tunnikese ja seda teha. Ja siis ma nüüd olen reklaame, metareklaame, tekste ja visuaale kokku pannud. Mul on mingi 6 tükki olemas enam-vähem. Võiks mingi nagu 10 võiks selle nädala jooksul vähemalt olla, 10 erinevat reklaami joosta. Kui saaks äkki siis rohkemgi isegi. Paar videot võiks seal olla lisaks. Videoteni ma ei ole veel jõudnud, kontseptsioonini ma ei jõudnud, ma ei tea, Tunno näeb, aga igal juhul jah, 6 reklaami on enam-vähem niimoodi, et disain on olemas ja tekstid on olemas selle koha pealt. Nüüd ma olen täitsa rahul sellega, sest eelmised launchid on mul olnud see, et ma olen lihtsalt mingi viimasel hetkel reklaame teinud. Kas nad on töötanud? Ja mingil määral ikkagi, aga nagu ma üritan seda päris asja nagu teha ka, et siis selle viimase minuti tegemisi on päriselt hästi. Nii et vaatab, kuidas seekordne reklaamid, kuidas see lähenemine esiinimestele sobib, kuidas need visuaalid sobivad, sõnumid, valukohad, unistused seal taga. Et ma arvan, et see on kõige nagu läbimõeldum reklaamisett, mis mul kõigist nendest 3 on olnud siiani, või kindlasti on, et väga põnev saab olema, kuidas see siis nii-öelda tööle hakkab. Ja ma pean seal ka üle vaatama ikkagi, kuidas inimesed nagu reageerivad neile ja mida, kuhu ma suunan, sest see mul sisuliselt jookseb paralleelselt. Kes ei viitsi seda kuulata, skippiga lihtsalt see osa. Aga mul jookseb paralleelselt selle launchiga siis 2 nii-öelda suunda. Üks on soojale publikule, mis on nagu põhi hetkel, ehk siis inimesed, kes juba teavad mind, kes teavad midagi kogukonnast, on midagi kuulnud, näinud ja terve ports on neid, kes on päriselt huvitatud, kes nagu ei ole eelmiste launchidega liitunud ühel või teisel põhjusel on ju, mis on väga-väga fine. Et neile, kes juba midagi teavad, kes on nagu almost juba liikmed on ju oma peas, et see launch keskendub siis neile suures osas, ehk siis meil on samane 12. aprilli üritus, need kirjad, sisud, asjad, mis välja lähevad, on selle fookusega kõik, et vastaspoolel olev inimene juba midagi teab, tal on mingi usaldus, talle meeldib see, kes ma olen, kuidas ma käitun, et ta teab juba kõike seda, on ju. Et see on nagu see fookus seal taga ja siis ikkagi lähevad üles ka nagu metareklaamid ja asjad neile,
kes ei tea mitte midagi. Ja sealt ikkagi neile, kes juba jälgivad, et nad ka näevad seda, aga see jõuab ka nende inimestena, kes minust mitte midagi absoluutselt ei tea, kes kogukonnast mitte midagi ei tea, aga see ei ole seekord nii suur fookus selle koha pealt, et saab olema huvitav jälgida lihtsalt, et kui palju tuleb neid juba nagu sooja inimesi, kus kohast tulevad, kui palju tuleb nagu ootelistis, kui palju tuleb niisama nädala jooksul, kui palju tuleb ürituselt, et see on väga põnev minu jaoks. See on põnev, aga nagu need asjade tegemine, tehniline ärategemine ei ole nagu, strateegia on põnev ja katsetamine on põnev ja tulemuste võrdlemine on põnev ja selle peale mõtlemine on põnev, aga nagu lihtsalt see nokitsemine ei ole ja ma tean, seda saab delegeerida absoluutselt. Ma ei ole valmis lihtsalt. Ma lihtsalt ei ole selleks valmis. Mul ma olen liiga pirtsakas väga paljude asjade osas, mis tähendab seda, et kui ma delegeerin neid asju, siis teatud asjade puhul peab see vastaspool olema nagu ülihea spetsialist, päriselt väga-väga kõrge tasemega, mis tähendab, et ta küsib ka vastavat summat ja nagu 100% seda väärt. Lihtsalt mul ei ole seda raha hetkel. Nagu selleks, et eelarved päriselt nagu kokku jookseksid, seal on hetkel ikkagi piirid, mida ma saan inimestele välja maksta ja selle tiiruga ka lisaks siis sellele, et mina teen neid ise neid asju ja ma maksan näiteks reklaamide asjade eest, on ju, sellised kulud, siis praegu lisandub juurde ka disaineri kulu, kes meil logosid asju teeb, mis on mega äge ja merchiga tegeleb ja samane kodulehe teema, on ju, et need 2 asja on siis välja delegeeritud juba niigi, nii et tulevikus ja teiega. Mul on nii palju põhjuseid, miks rikkaks saada, lihtsalt see list on lihtsalt, see on nagu nii metsikult, ma teen sellist video, ma arvan, ma teen sellist mingi haige video, aga põhjused, miks saada rikkaks, seal on nagu mingi 500 asja lihtsalt reas ja mingid ongi selles, ma saaksin teistele inimestele maksta, et mingid asju ära teeksid, on ja ma saan kõik need ükshaaval ette loetleda, mis nad kõik ka on, nii et jah, vot. See on siis selline launch-eelne update. See libiseb siis minema. Nii, okei. Kell on laupäeval 12:45, ma olen kell 9 juba üleval. Tublilt. Šokeerival kombel on mul unegraafik. Nii hea, et ma nagu lähen väsimusest mingi enne 11 voodisse. See on wild. Aga tänaseks on ära tehtud, siis mul oli üks tunnine konsultatsioon ühe oma menteega, ühe noorega, kus me käisime läbi pensioniteemad reaalselt, ehk siis pensionifondi valiku, millest need valikud sõltuvad, keda siis tegelikult valida, mille põhjal see otsus teha on ju. Rääkisime sellest, kuidas pension kasutusele läheb, kuidas olla kindel, või kuidas saab kindel olla üldse, et pension on sinu vara päriselt. Ja tuludeklaratsioonist rääkisime teenitavast tulust, kuidas tuludeklaratsiooni süsteem veidikene Eestis toimib. Ja siis ja nüüd ma tegin, mida ma tegin siin praegu tundi aega? Story'sid tegin hommel. Eelmüük hakkab kogukonnas, nii et tegin need story'd asjad ära. Kuna homme need uksed lähevad lahti, mul tuli üks koostööasi veel sisse, ma tahan sellele visuaalid ära saata. Ma tahaks, sisult oleks vaja vaadata, et homme kella 9 kõik maandumisleht ja ühendused ja värgid, millest ma eile rääkisin. Need töötavad. Ma tegin eile ära sooduskoodid, emaili kinnituse, Maiti enda maandumislehe ja ma pean siis täna veel koos Heikega siis lõpetama seda kodulehel oleva maandumislehte nii-öelda, kuhu inimesed jõuavad, et see oleks ilusti korras. Homsed kirjad valmis, kirjutama ootelistile ilusti. Ma ei mäleta, kas veel oli midagi. Kogukonda filmima ära. Ma tahaks seda videot neile filmida, mida teha, kui turud on punasest. Hetkel on nagu, kõik on nagu
wild. Nii et ma mingid asjad teen praegu ära, ma filmin ära ja siis vaatan, et kas ma saan selle kogukonna videoga siis ilusti üles ära äkki siin nädalavahetusel, et enne kui esmaspäev jälle kohal tuleb, turud avatakse ja keegi paanikasse ei satuks lihtsalt veel rohkem. Nii et see on minu tänane laupäeva plaan siin. See on selle nädala teema anda lihtsalt update, sest mingid asju näidata. Nagu see launchi periood on lihtsalt brutal, nagu fucking brutal. Kui sa 3 korda aastas teed nagu müügiperioodi, kas sa saad inimese selle teenusele peale võtta, see tähendab, et nagu see 3 korda aastas sa pead nagu päriselt full on ja iga kord on praegu mingisugused lisaasjad olnud, mis nagu et ala seesamane maandumislehe teema. Ma arvan, et meil läheb veel paar tiiru aega, enne kui me saame selle maandumislehe nagu parimaks. Et it's good, it's great, see on iga kord aina parem, aga see saab nagu veel paremaks ja paremaks ja nagu seal on nii palju lihtsalt on ju. Et ja siis ma käisin üle kõik hetkel liitujad, tabelid, ühest kandsin teise nagu 6 rida andmeid käsitsi inimestel, kontrollisin Stripe'ist maksed asju üle nimedel, keda ma ei ole, issand, kus mul on ju, oh my god, mul on nagu selles, Jesus Christ, nagu siin on see kubutoru on ja seal on mingi salvakas mul muidu ees olnud või asi, ma ei tea, ja see on sisse tõmmatud, see oksad ka, need on ka kadunud, okei. Eks sisuliselt ma olen mingi sheetsis istusin üle tunni ajaga kindlasti ja käsitsi käisin andmed üle, käisin maksed üle kontrollimas, vaatamas, sorteerimas, et selle nagu nüüd, kui uued inimesed peale tulevad, siis ma saan sinna tabelisse nagu juurde lisada ja siis see tabel on nagu ilusti updated viimase infoga, kuna viimase 6 kuu jooksul on ka päris palju inimesi ära läinud, mis on nagu hästi normaalne sellise teenuse puhul, mis on nagu pidev teenus on ju, et subscription, siis seal oli nagu väga palju sellist lahkunud liikmete müra, see tabel oli liiga suur ja mingid asjad vajasid üle kontrollimist, nii et ma tean, et kõik, kes on mul mingites listides, asjades kogukonnas sees, kõik need inimesed on maksnud ja nad peavad seal olema, kedagi üleliigselt seal ei ole. Ma tean täpselt, kuna mingitel inimestel mingid perioodid lõppevad ja mingid makseloogikad on ka nagu veidikene mitte mugavaks mulle endale tehtud, ehk siis 4-kuuline makse on ka võimalik, aga inimesed nagu alustavad need eri perioodidel, eri nagu launchiga on ju, et ühed alustasid septembris ja siis neil on nagu läbi jaanuaris ja kui nad uuesti võtsid 4-kuulise oma, siis on läbi mais ja siis alustasid järgmised detsembris, kellel on 4-kuuline periood läbi aprillis on ju. Eks ma pean seegu tegema ühe tiiru nagu sellist e-mailist ainult nagu jätkumüüki inimestele, et noh, et sa oled olnud siin, kas sa oled rahul, on ju, liitu uuesti, kui sa tahad. Ja nii ma kõik see jada ja siis uuesti mais järgmistel, kellel see periood läbi saab. Nii et vot nii. Ja ma vahin ainult ekraane, mu pulss on üleval, mu adrenaliin on üleval püsivalt, väga raske seda maha tõmmata ja ma täna tõmbasin ära oma jala ja pidin trenni homsega ära jätma, sest ma nagu lonkan 2 jalaga hetkel. Lihtsalt püsti tulles, istudes püsti tulles, ma tõmbasin oma jalalihas ära. Nii et tundub küll veits halev täna. Ma tunnen endale ka veits kaasa, aga nagu that's not the point. Point on see nagu jäädvustada ja näidata seda real life'i. See on taga, et ei postitan lihtsalt mingi 3 story'd ja that's it päeva jooksul. Ei, 7 tundi täna laupäeval on tööaega, mis on minu jaoks palju. Nii et jah, ma arvan, et
on pühapäev või? On jah, okei. No vaata, kas ma kumba vlogi ma selle pühapäeva sisse jätan, ma olen siin kõigutanud tagasi. Eks ma mõtlen veel, otsustan homme. Welcome, ma olin peaaegu magamas, kell on nüüd 12. Ehk siis, see on siis launch eel. Õhtu, jäi. 2 inimest üritamas aru saada, mis siin fucking töötab lihtsalt. Metsikult glamuurne nagu. Inimene maksab ja talle läheb siis automaatne meil. Infod ei liigu nii nagu vaja on. Ja ma pean reaalselt päriselt maksma, et tasuta need ei lähe läbi. Peaaegu tund aega hiljem meilid jooksevad. See korda maksete juures sooduskoodi, need on olemas, mida enne ei olnud. Ups. Siis ma avastasin ka lisaks, et ma saan neid makselingi nagu nupukeste värve tegelikult isegi muuta, et ma muutsin kõik need ilusti ära oranžiks värviks, need ei ole mingi veider sinine keset mu lillat lehte on ja siis ma oleks muidu hommikul seda teinud, aga kui ma juba nagu siin olin, siis ma lõpetasin nagu esimese emaili ära, mul suures osas valmis käisid selle üle. Lisasin viimased inimesed, kes olid veel Instagramis praeguseks hetkeks enda emaili andnud mulle ootelistiks. Need kah kõik programmi ja ajastasin kella 9 hommikul ootelistile kirja välja. Vot. No eks näeb, igal juhul. Maksta saab, maksed tulevad läbi ja inimestel olevad tervituskirjad kohale. Nii et it worki kuudena. See on imeline kaader, mida rahvaga jagada siin. Aga this is real life.